hei! Tere tulemast kontserdile! Sa oled rännanud läbi erinevate maade ja aastate ning jõudnud 400 aasta tagusesse Itaaliasse. Buonasera! See tähendab itaalia keeles tere õhtust. Teengi nüüd torupilli mängimisest väikese pausi, et sinuga juttu puhuda. Tere, tere! Mul on siin küll veel täitsa päev. Kas sulle meeldib muusika? Jaa, väga! Muusika ja muusikute kujutamine meeldis ka väga Itaalia kunstnikule Bernardo Strozzile. Selle jaoks, et meid maalida, pidi ta erilise hoolega muusikuid vaatlema ja jälgima ning endale selgeks tegema, kuidas pille käes hoiti ja mängiti ning ta harjutas väga palju käte joonistamist. Proovi panna enda käed ja sõrmed täpselt nii, nagu meil siin pildi peal. Polegi nii lihtne, mis? Toona oli üks kuulsamaid kunstnikke Caravaggio, kelle järgi on selline kunstistiil nimeks saanud caravaggism. Mida see tähendab? See tähendab, et need meistrid kujutasid tegelasi pimedas ruumis, kus taustal silm eriti midagi ei erista ning inimestele langeb valgus vaid väga vähesest valgusallikast. Mis sa arvad, kust? Laelambist? Tead, meie ajal polnud elektrit veel olemaski. Valgus tuli päevasel ajal tuppa vaid aknast ja pimedal ajal põlevast küünlast või koldetulest. Caravaggismi tunnedki ära selliste pimedas justkui helendavate inimeste järgi, nagu meie. Mitut inimest sa pildil näed? 3? Tõesti? Vaata ikka hoolikamalt. Oi! Seal naise õla taga on veel keegi. Ja seal teise mehe õla kõrval, pildi servas, on ju ka veel üks inimene. Hoopis 5. Jah, nemad pole nii hästi valguse käes. Kas tead, mis selle pildi veel huvitavaks teeb? Noh? Kui sa vaatad seda pilti, siis tekib sul siinsamas muuseumis tunne, et kusagil kõrtsis on aset leidmas üks meeleolukas kontsert. Ja see, et mina sulle siit pildilt niiviisi otsa vaatan, tekitab sulle tunde, nagu sa viibiksid koos meiega selles lärmakas ruumis. Selline on kunstivägi. Äge, mis? On tõesti.